Eesti turniiri pokkeri 10. aastapäeva tähistavad Rio Bet Openi viimased vabad kohad müüdi välja pea 2 nädalat enne turniiri algust. Kõrget huvi suurturniiril mängimise vastu tekitas muuhulgas madal osalustasu, mis oli vaid 44 €. Seltskond on veidi erinev. Kõik Eesti tipud siin praegu hetkel ka ei mängi, kuna nad on kusagil mujal, mängivad EPT turniiridel või mujal. Aga sellest ei ole hullu, sellepärast et ma usun, et see turniir ei jää viimaseks selliseks omasuguseks. 3 päeva väldanud pokkeriturniir algas reede keskpäeval ja kestis pühapäeva hilisõhtuni. Auhinnaliste kohtadeni jõudis turniiri 100 edukaimat mängijat, kellest võitjale oli välja pandud 11 000 € suurune rahaline preemia ning ka pakett turniiripokkeri maailmameistrivõistlustele Las Vegases. Tuntuimatest Eesti pokkerimängijatest osalesid suurturniiril teiste hulgas tantsutähed Mairalt Millert ja Liina Vahter, korvpallurid Martin Müürsepp ja Tarmo Kikerpill, korvpallitreenerid Aivar Kuusma ja Indrek Visnapuu ning ettevõtjad Andrei Korobeinik ja Marek Reinaas. Finaali neist paraku keegi ei jõudnud. Korvpall läks tükk maad libedamalt. Seal on niisugused Siin on mõelda vaja või? Seal on selged mehed, teevad täpselt seda, mida sa ootad, aga siin sa ei saa sotti mitte ühestki meest, kes seal laua taga on. Finaallauda jäi lõpuks mängima 6 meest, 4 eestlast ja 2 leedukat. Parim sai aga olla vaid 1. Küll ma laivi ei mängi muidu, kogemus oli hästi palju paremaid mängijaid siin, aga võib-olla mul oli lihtsalt õnne rohkem selles mõttes, et ma jäin rahul. Põhjalikumat ülevaadet kolossaalsest pokkerifestivalist Tallinnas näitab Kanal 2 27. juunil kell 23.30.